No nii, challenge'i 5. päev on siis hakkamas. Näitan tabelit ka natuke. Et oleme siis, see oli siis plaanitud, et 1,25-ga kogu aeg siis minna koefitsiendiga. Ja see, mis nagu kasseerub, see siis jõuab siis selle challenge'i päeva õhtuks. On siis selline plaan ja siin on siis see, mis nagu reaalsuses on, et natuke vahepeal oleme siis midagi, kas natuke koefitsient suuremalt, väiksemalt, panime vahel kolmiku. Et eilse päeva 4. challenge'i päeva video ka tegin ära, aga kuna seal hakkas YouTube'is mingi limiit tekkima, vahelt jäid ära videod, ma neid ei hakanud siis enam üles laadima. Aga 4. päeva nagu lõpuvideo kirjutasin selle numbrilise tabelisse ja eile ka siis rääkisin vist päris kokkuvõtet ei teinud, kuigi seal 4. päeva need videod on olemas ka osad, aga see lõpu kokkuvõte, et mis siis sai, et jah, see tulemus oli 30,5, natukene graafikust ees, aga lõpus ka enne rääkisin, et teen siis praegu selle väikse kokkuvõtte ka ära, et siis Davidovits ikkagi ei suutnud, ma panin sinna 2, et ma hakkasin natukene trikitama, et sai 10 game'i sai Davidovits, et sai küll 3 setti, aga viimases setis sai nii vähe game'e, et ja esimeses sai ka 3 ja viimases sai 1, et siis kokku sai 10 ja sellest ei piisanud. Aga ma tunnetasin ka ja mõtlesin selle peale pikalt, et kas ta suudab või ei suuda, et selles mõttes läks hästi mul, et ma ikkagi ise tegin siukse otsuse, et Davidovits isegi et võidab või on pikalt mängus, aga miski ütles, et see ei pruugi nii minna, et kas natuke mõjutasid võib-olla need teised ennustused, mis seal olid, et Fritz on ikkagi niivõrd tugev. Ja siis pääsesin nagu sellest, et kõike ei pannud sinna sisse. Aga ma pean ikkagi hakkama lõpuks panema kogu selle summa. Pean hakkama kasutama seda kogu summat, et siin eile ka kasutasin nagu 10 panin 10 euro kaupa ja panin nagu kombodele, 3 selle kombole, et panin, et see võidab Pavlyuchenkovat, see Maia Joint, austraallanna, noor, 20-aastane. Mitte et ei võida, aga et saab 11 game'i kätte ja Tumbort saab 11 game'i kätte. Umbert sai ka, aga kuigi kaotas tänasele siis sellele Brooksby'le. Brooksby on siis finaalis täna selle Fritziga. Et tegelikult kombosid oli ju enne ka kaheseid kombosid, et kui ei tule koefitsient kokku, on ju, tegelikult on ju. Aga parem oleks, kui saaks ühele ja 3. oli siis, kes mängib täna siis Maia Jointiga, mängib siis finaalis. Oli siis Eala peale ma ei pannud. Kes see 3. oli? Fritz oli, oligi. Fritzi mängus Brooksby, Joint ja siis ja Pegula oli 3. Jah, Pegula sai ka, Pegula mäng oli muidugi, see oli muidugi mäng, et see ilmestab hästi seda tennise, seda olemust, või seda elu olemust üldse, et mis on nagu numbrite taga, et uudis tuli ka pärast, et Pegula pani seal
kuskil isegi mainitud eriti, ühes just artiklis mainiti vist natukene, et Pegula kuidagi tuli mingist seisust välja, aga noh, mis seis see tegelikult oli, et see oli ikka metsik, et ta oli juba sisuliselt oli see kaotanud juba seda mängu, et ta oli ju nii taga, ta oli 5-3 oli taga, ta oli 3-5 oli taga ja viimast matšpall oli sellel Nossikul või mis ta oli, et tal oli matšpall ja ta ei löönud ära seda, et ja siis tuli Pegula tuli 4-5 peale ja 5-5 peale ja võttis selle seti ära, viigistas ja kolmanda seti pani 6-1, et noh, et vot see oli mäng, et see oli tõesti mäng, et siis ma vaatasin ühte Federeri ja siis oli Kyrgios, nende vahelist mängu kunagi ammu ei toimunud, et seda loetakse üheks nagu põnevamaks mänguks, on ju. Noh, eks ta oli ka kindlasti, on ju. Aga noh, kui endal on nagu need mingid asjad seal peal, on ju, et siis on see, võtab teise mõõtme, muidu vaatad, jah, mängivad seal, aga jah, kui endal on see mingi panus seal peal, on ju, siis see võtab nagu natuke teise mõõtme see asi. Et see oli tõesti nagu, mis tekitas siukest närvikõdi natukene. Ja noh, Humbert muidugi kaotas, aga Humbert sai enda game'id sai kätte ja Marginid sai kätte. Ja siis jah, tõmbame siis sellele 4. päevale siis nüüd joone alla, et täna on siis 5. päev ja oleme siis elus veel challenge'is oleme ja täna on siis olekski siuksed plaanid, et kindlasti paneks Jointi peale, Joint mängi peale, aga nad on mõlemad noored, Eala on filipiinlanna ja Joint on austraallanna, nad on mõlemad noored ja Joint on 20 ja Eala on 19, et Jointil on natukene isegi kogemust rohkem. Et mõlemad on muru peal head tegelikult, et noh, mõlemad on võitnud siin tugevaid vastaseid, top 20-ndaid ja ma ei tea, kas 20-ndaid oli, aga 30-ndaid oli seal. Et ja noh, paneks siis, et see Joint, noh, et kuna ta ikkagi sellele, ega see Pavlyuchenkova ei ole ka mingi naljanumber, on ju, et kuna ta ikkagi seda võitis, et ta seti saab ikka kätte sellelt Ealalt, et panen niimoodi, et ta seti saab ikka kätte, et ta on favoriit ka küll, aga noh, et kindlalt midagi ei ole, aga noh, et ikkagi arvan, et ta seti saab ikka kätte, et ta nii palju ikka suudab. Ja siis on seesama Jessica Pegula, mängib Iga Swiatekiga. Et see on ka selline tegelikult huvitav, et nad on mõlemad siuksed vanad mängijad, on ju, sellised vanad peerud, on ju, ütleks on ju niimoodi, on ju. Et nad on mõlemad, ma panin juba selle panuse, panin juba ära, ja. Ma eile tegin ära selle. Ma paningi 10 panin. Jah, ma selle panin juba ära, et Swiatek ja Joint saavad siis kätte enda marginid. Et mulle see margin meeldib, et kuidagi üks vanakooli mees rääkis, et seal akusid müüs ja Aafrikast tellis mingeid akusid ja konteineriga ja et seal ja siis poistega seal koos seal ja et siis said nad kõik seal enda marginid said kätte kõik, et see on jah äge. Kuigi jah, siin huvitav, et cash out'i annab ikka väga vähe, et see on jah huvitav, et nagu cash out 10 panin, cash out'i pakub 7.55, et kas siis
tõotab nagu tulla tagasilöök selle järgi. Et see muidugi see Jessica Pegula on ka nagu selline tegelane, et nende vanade peedudega on selline asi, et nagu see Pegula eile näitas, et neil on nagu komme jah, selline komme nagu tagasi tulla ja enda seda, eriti hästi oli näha seda just selle Pegula pealt, et see ikkagi see serv, et see on nende vanade nagu, seda oli nagu kohe naljakas oli vaadata nagu, et ja hakkas see servi värk hakkas pihta ja see on nagu mingi vana kool või mingi asi, et oma seda servi, selle pealt hakati tulema. Et seda ma olen tihti näinud nagu nendes mängudes. Et lastakse seal ja lastakse see mäng nagu pingeliseks. Ollakse seal, antakse enda murre ära, on ju. Mängitakse, pusitakse, nusserdatakse seal, on ju. Ja siis hakatakse, siis kui vastasel on seal ja pusitakse, vastasel on seal, vastane on jõudnud kuidagi, kobadega on jõudnud seal selle kas veel ühe murdeni või matspallini, on ju. Ja siis hakatakse panema, siis pannakse siukseid ässasid, pannakse servil. Et see oli eile siuke äratundnud, ma olen siin ju varem ka tennist jälginud ja niimoodi, on ju. Et see on selle vanakooli nende leivanumber, et siis pannakse täpselt joone peale, 2 joone vahele sinna keskele, on ju, 2 kasti vahele, on ju. et see oli naljakas nagu natuke isegi. Maximas on jah, siuke soodukas, tundub nagu päris nagu siuke naturaalne õunamahl, et ja siis paningi jah, et see Pegula, küll tema vastu täna nagu, et aga jah, et see 5. päev on juba, 5. päevaks on juba jah, see asi on nagu käima läinud ja ütleme, praegult on 5. Praegu 5. päev on ju. Siit on veel 5 oleme siin. Veel 5 ja me oleme siin. Et selles mõttes me ei ole nagu kaugel. Et kui me niimoodi step by step läheme, et siis tasasõuad kaugele jõuad, on ju. Et aga ma tahan vaadata seda, et kui Jessica Pegulale panna, jah, et Pegula saab see on nagu huvitav, et see Pegula on nagu 3. Et see on nagu huvitav. Et Pegula on 3. Ja siis ta on nagu nii outsider. On selle 8. vastu on nii outsider kui outsider. Igas Swiateki vastu. Vot see on nagu huvitav. Ma vaatan, et siin, et ta 9,5 geimi kätte saaks, et siin on isegi nagu 1,8 on koefitsient all. Et see on ka nagu siuke huvitav. See on ka selline huvitav nagu figuur siin, et seda peaks täitsa lausa nagu uurima, et kas ta oleks võimeline, kui ta saab 4 ja 4, või siis saaks
kui ta saab 5, isegi kui ta 7-5 saab, on ju, siis oleks ka nagu, et selles mõttes selle peale võiks nagu panna, et erinevalt sellest Davidovitši asjast, on ju, et noh, et näed, et sai ka 3 kätte, aga nüüd on ka, on ju, et isegi kui see Pegula peksa saab pärast, on ju, 3. täielikult, on ju, et isegi siis see tuleb ära, et aga noh, ühesõnaga 5. päev on lahti läinud ja alustasime siis 2 komboga, et koefitsient on 1,5 ja 1,5 on koefitsient ja panuse summa on siis 10. Et tegelikult jah, ja siis panused on siis, enne rääkisin ka, et Pegula saab kätte või see Swiatek saab kätte 12 setti Pegulaga mängus ja et Maia Joint saab kätte 12 game'i. Et ma tahan selle arvutuse ka teha, et kalkulaator, et praegu panin et palju see siis 15 oleks, 15 jagatud 1,25 12, et ma oleks pidanud panema siis jah, kui ma 12 jõudu oleks pannud, et ma panin 10, panin jah, et selles 12 jah, selles mõttes oleme jah, siis et pole nagu hullu, et praegu veel graafikuga saab sihukest asja nagu teha, et paned kombot ja paneme nagu vähem, on ju. Tegelikult oleks võinud panna nagu selle ära, selle asja. Et huvitav, et ta seal cash out'i nagu nii vähe pakub, et see on nagu naljakas, aga noh, et jah, ühesõnaga siis peaks uurin seda Pegula šansse, et kas ta suudaks, et seal oleks ka tegelikult päris hea, et muidugi sinna nagu kogu seda summat ei tahaks panna ära, et võib-olla paar euri nagu, et siis oleks nagu noh ka graaf, siis saaks nagu natukene lisa teha, et noh, püsiks nagu graafikus, et tulevad ju võib-olla mingid siuksed päevad, kus ei ole nii palju mänge, et siis võib-olla kui isegi üks päev jääb vahele siin mingil ajal, siis saame ikkagi kirjutada selle päeva graafikusse ära ja liigume nagu edasi. Et nii, vaatame siis ja muurin siis seda Pegula asja, et kui heas vormis ta on tegelikult.